Tere tulemast Tulevik TV fänni stuudiosse. Jälle legendist eetris nagu võõrsil mängudele kohane. Täna minuga taas Helir-Valdor Seeder kaamera ees. Vaatasime siin 15-20 seda põnevat mängu. Pärnu Vaprusega võõrsil 1-1 viik. Võtta mäng kokku. Oli katsumuste rohke esimene poolaeg, teine kuulus meile, aga ühest punktist enamat täna siiski ei suutnud. Jah, eks teada oli, et mäng on mõlemale ju oluline, arvestades punkte ja võistkondade niisugust potentsiaali ja tuli pingeline. Esimene poolaeg enam-vähem võrdsete võistkondade mäng, Viljandi jättis omad võimalused kasutamata, Pärnu lõi ühe ära. No minu arvates Tulevik tegi natukene liiga palju lubamatult lihtsaid vigu keskväljakul, kus me jätsime palli kergelt ära. Et ei suutnud palli hoida ja sealt rünnakuid üles võtta. No teine poolaeg oli parem, minule tundus, et Viljandi tõstis ka tempot. Me domineerisime, kasutasime ühe võimalusega ära, aga ka teisel poolel jätsime siiski võimalusi kasutamata ja no viimased 4-5 minutit olid küll ärevad, kus Pärnu ikkagi oli väravale väga lähedal, et väga närvesöövad viimased minutid. See nüüd teisest nii-öelda selle esimese ringi 6 punkti mängust, siis esimeses jäime Kuressaarele üsna masendaval kombel alla. Täna siit miinimum toodi ikkagi ära, et selles mõttes seda nii-öelda hirmu, et Pärnu nüüd meist mööda läheb, natukene lükkasime edasi jälle ikkagi. Jah, seda küll ja eks see lõpp on ju ka seal päris tihe, et 3-4 punkti seas on hästi palju võistkondi. No Kuressaare mängust muidugi oleks lootnud kindlasti enamat, et see oli eelnevate heade mängude baasilt ikkagi, mida me tegime, oli jah pettumus, et läksime 3 punkti püüdma, ei saanud ühte ka, et nii ta läks, aga no loodame, et võistkond kogub ennast ja et me suudame nende võistkondadega, kellega me siin võiksime mängida, et me sealt ikkagi oma maksimumi ära teeksime ja punktid tooksime. Tänane esimene poolaeg, kus siis Pärnul see, mis väravasse läks, see pall, see oli ka sisuliselt ainuke nii-öelda kindel värava võimalus neil, see, mis nõmda jaltnurgast ära, see oli suluseisus, sealt rohkem ja tegelikult nagu selliseid 100% võimalusi Pärnul ei olnudki. Olime kuidagi natuke uimased ja Viljandi Tulevik ei ole teadupoolest olnud ajalooliselt see meeskond, kes nagu väga jõuliselt tuleks kaotusseisudest välja, suudaks mänge ümber keerata, aga täna nüüd teisel poolajal pigem saaks öelda, et Viljandi oli nagu ikkagi üle, ehk et riietusruumi jutud olid nagu täna toiminud, natukene jäi puudu, neid võimalusi oli seal teisel poolel päris palju. No tundus küll jah, esimene poeg me tõepoolest olime uimased ja kaotasime palli lubamatult kergelt ja teine poolek, kas siis Pärnu rohkem väsis või meie tõstsime tempot, suutsime igal juhul oluliselt paremini mängida, välja arvatud need viimased ärevad minutid. Ja kui siin vaadata, siis minu arvates Ilmar Loigo mängis terve mängu ühtlaselt hästi täna, et esimesel poolal minu arust ta peaaegu et niisuguseid vigu ja lihtsaid pallikaotusi ei teinud, et oli väga tubli ja ka teisel poolel, nii et teisel poolel küll ka Kristjan Krähri ja Saito lõid teravusi seal all ja Saito ühe realiseeris ka küll üle noa tera oli see löög napilt hea võimalus, aga kui siin mõelda nüüd, et kes võiks olla selle mängu tublim Tuleviku poolt, siis mina panustaks Illimar Loigole. Illimar, palju õnne, esimene punkt sul kirjas, nüüd on siis seis selline, et Karro Metnõmm 1, Tauno Mõttus 3, Illimar Loigo 1, nii et Tauno Mõttusel on tegelikult aega veel 4 mängu või õigemini siis selles ringis 3 mängu
nii-öelda selja taha vaadata, proovida sellest edust kinni hoida. Mõttus oli muidugi ka täna tubli, aga jah, tuleb nõus olla sinuga. Illimar tegi täna läbivalt hea mängu ja ansamblist ikkagi välja ei langenud kordagi. Seal keskväljal oli täna probleeme, nagu sa tõid ka välja Kuhjaga, aga Illimar ei olnud kindlasti üks neist. Jah. Nii et Illimar Loigo tänase mängu parim. Ühe asja lahendame, ühe võla lahendame siin oma keskis veel ära, mis on siis täna tekkinud võlg siin samas Legendis. Täna sai jälle mälumängu mängitud, mängijaid kokku tuli 7 ja 2 auhinnale, üks siis Tuleviku poolt, üks Legendi poolt jäid pretendeerima 2 meest. Üks neist istub seal magusa näoga nurgas, Rain Tölpus, ja teine seisab minu kõrval, Gustav Hendrik Seedri isa, tahtsin sulle öelda Gustav Hendrik praegu. Nii et Helir... Ma paistan ja noorem välja küll. Gustav isa, Helir jäi napilt 1 punktiga Rain Tölpusele alla, nii et Tölpa, tule siia. Sinule täna maja poolt šoti käsid õlut, 2 pudelit. Palju õnne. Ja Helir, sulle fännile kohane kingitus, Tuleviku puhv koos 4 mängupiletiga. Ma tean, et sa oled see mees, kes põhimõtteliselt alati ostab mängupileti, nii et saad kinkida sõpradele sugulastele järgmisteks mängudeks. Aitäh! Kohale tulemast. Tänan! Ja Tuleviku fännistuudio läheb eetrisse järgmisel korral kodust, järve äärest, 7. aprillil Tartu Tammeka tuleb siia. Lubatakse, et ilm läheb ilusaks, kogunisti seal kuni 15 kraadi. Lubatakse järgmiseks nädalaks, laupäevaks meile sinna järve äärde. Nii et ärge jätke esimest Lõuna-Eesti derbit sellel aastal, Viljandi Tulevik ja Tartu Tammeka. Ärge jätke teda mitte külastamata, aga vahepeal ühte mängu vaadake veel, nagu ülekandest ka saite näha, teisipäeval õhtul hilja mängib siis nädalasisese vooru Tulevik Narvas, sealset Transiga, ja see saab olema kindlasti raske mäng, sellepärast et vahele jääb siis nüüd tänase üsna raskelt kulgenud Pärnu mänguga ainult 2 päeva, nii et taastumise aeg on lühike. Narva on koht, kuhu tuleb sõita vara välja, ja kuna mäng toimub minu meelest 8:30 õhtul vist oli, siis kindlasti Narvast mitte midagi lihtsalt ei tule. Aga meenutan, Narvat möödunud kevadel suutsime võita. Nii et Tulevik TV siit Legendist täna lõpetab. Aitäh Helirile, aitäh kõigile, kes olid täna siin meiega. Aplaus. Rain Tölpus klaköörina võtab aplausi üles ja siit poolt lõpetame. Aitüma ja kohtumiseni. Kas sa ütled õiged vastused ka kõik või? Tahaks hea veel kuulda. Pidid sa Rain tulema. Tegelikult ta helinis, tema tuleb. Aga ma ütlesin, et ma helinen ja selle võrra ta ütles ka, et ta teeb Viljandist.